Minul on tegemist siis fibrinogeeni puudusega, et see ei ole tavapärane hemofiilia, ta on selline, sellel ei ole sellist ravi, et igapäevaselt käiksin kuskil arsti juures, saaksin mingit süste või midagi sellist. Et ta on pigem selline, et kui mingi õnnetus juhtub, siis on vaja koheselt abi, mingid operatsioonid, kui on planeeritud, siis on kindlasti vaja eelnev fibrinogeeni manustamine siis on ju. Et see on ka siuke erinev, et kuidas keha reageerib ja kuidas ta vastu võtab seda. Kuidas see sul lavastati ja kuidas sa sellest teada said? Mul lavastati see tegelikult aasta aega tagasi, aga noorena oli mul raske operatsioonidest taastuda ja ka sünnitusjärgselt oli siis verekadu väga suur. Ja kuna seda siis sellel hetkel see proov ei näita nii täpselt rasedusaegselt, siis keegi ei osanud sellele nagu. Kas oli veel mingisuguseid märke nagu igapäevaelus, et sul võiks olla see haigus? Sinikad, mis väga-väga kaua tandusid, kuid võib-olla vahepeal kuskil küünetehniku juures lõikati sisse, siis ei jäänud veri kinni. Aga sa ise ei mõelnud kunagi, et sul võiks mingisugune haigus olla või? Ma olen seda konsulteerinud perearstiga nende sinikate osas ja keegi ei reageerinud sellele, et kõik arvestavad lihtsalt võib-olla peenike, veresooneseinad on haprad, midagi sellist. Ma saan aru, et see on siis selline haigus, et millele nagu ravi ei ole, et reageeritakse siis, kui midagi juhtub. Just, põhimõtteliselt, kui ma nüüd mandlioperatsioonil käisin, siis üks arst ütleski, et tema ei lõika mind. Ja siis see protsess võttiski aega, et siis avastatigi selle käigus. Ja mis see ravi siis on, et kui sul on kas mingi protseduur või kui on mingi õnnetus? Ja enne operatsiooni nad siis süstivad fibrinogeeni, vaatavad, kuidas keha reageerib, kas see tõusis. Ma tean, et on patsiente, keda ei tõuse, peavad kauem seda ravi saama. Igapäevaselt mul on olemas mingid ampullid, mida näiteks siis, kui tekib veritsused peale panna, on olemas tabletid, aga me proovisime neid. Need ei tõstnud seda. Kui sa kodus endale sisse lõikad, et kas sa siis pead kohe midagi kasutama või siis see nagu... Pigem jälgin, et kui mul ei jää kinni, siis jah, aga praegu ma olen kuidagi saanud selle kinni. Aga ta tegelikult on küll geneetiline haigus mul, et väga naljakas on see, et näiteks mul ema käis hemofiilia arsti juures ja temal ei olnud seda, aga kui me läksime geneetiku juurde, siis see avastati tal. Ja tegelikult temal on isegi hullem, et tema ütleb, et tal ei jää veri üldse kinni, et ta ikka mitu päeva peab hoidma seal ja hakkab jälle jooksma. Et eks oleneb võib-olla millisel hetkel, kuidas fibrinogeeni sisaldus on. Aga ma saan aru, et sa oled ema, et sul on laps, et kas lapsele ka see võib üle kanduda või? Võib, aga tal ei ole seda õnneks. Et olete teinud need testid ära? Jah, tal on korras, et see on pigem siis minuga ainult õnneks. Õnneks just. Igapäevaselt, kui sul parasjagu on mingit õnnetust või kuskilt sisselõikamist ei ole, et siis see haigus nagu ei mõjuta igapäevaselt? Ta ei mõjuta, aga mul on üks kogemus on selline, et mul oli hästi selline kihelus jalgades, hästi ebamugav tunne ja täpselt selline tunne ongi kuskil mingi veri ei hüübi või ma ei tea, nagu tromb oleks või midagi sellist. Ja tegelikult ta ilmselt oli mingi veresoone lõhkamine. Et mul on ta mingi 0,7, 0,4 on tegelikult juba sisemised verejooksud. Et kui ta niimoodi kõigub, siis eks ta on ikka ohtlik. Kas sa ise tead ka sellise haigusega inimesi veel või tunned või? Ei tunne. Aga kui ma enda tuttavadele on sellest rääkinud, siis päris paljud ütlevad, et aga mul on ka sinikad. Mul on ka nagu veri ei jää kinni. Et ma arvan, et see on pigem see, et kui sa lähed arsti juurde, pead operatsiooniks valmistuma, siis nad teevad selle proovi ja seal saab selle siis teada, aga see on suhteliselt uus. Et kui ma mingi 15 aastat tagasi käisin operatsioonil, siis sellist asja ei tehtud. Ei diagnoositud. Kuidas sulle tundub, et kas meil nagu ühiskonnas üldse, et kas nagu inimesed ise teavad nendest veritsushaigustest või on kuidagi või pigem ikka? No ütleme nii, et kindlasti teavad, aga ma arvan, et probleemiks on see, et arstid ei reageeri. Et mina ju ka käisin, rääkisin, mul on sinikad, mul isegi tekkis ühe korra siia säreljas meeletu suur sinikas, mis ei tekkinud mingi löögi tagajärjel ja nad lihtsalt ei süvene sellesse. Aga kuidas su oma arst nüüd perearst, kui siis lõpuks sul diagnoositi, et kas ta siis kuidagi... No ma vahetasin just perearsti, aga tema on sellest teadlik ja tema on okei. Et ta ka väga palju sellest ei tea. See on selline teistmoodi.